daamid ja härrad, nüüd kus kõht on head ja paremat täis, nüüd on ka uuesti aeg siis hakata vaimutoitu ammutama. Ja suurepärast vaimutoitu ja mõtlemisainet pakub meile meie tänane järgmine esineja Marju Tamm-Verpešovski. Ja enne kui Marju alustab oma ettekandega, mainin ära, et Marju on kirglik loodushuviline ja turismi edendaja, kes on oma Tartu Ülikooli lõputöö kirjutanud linnuvaatlus-turismi arendamise võimalikkusest Lahemaal. Tema töö uurib, kuidas linnuvaatlus võib Lahemaa piirkonnas, sealhulgas Kahala-Järve ümbruses pakkuda nii majanduslikke võimalusi kui ka tõsta looduskaitseväärtust. Marju Tamm-Verpešovski avab täna Lahemaa linnustiku mitmekesisust ja rändlindude tähtsust ning ideed, kuidas käsitleda linnuvaatlust kui piirkonna turismitoodet. Ja samuti jagab ta ka näpunäiteid, kuidas Kahala-Järve ümbrus võiks esile tõusta senisest märksa atraktiivsemana linnuvaatlus-turismi eesmärgina ja mida ootab üks linnuvaatlus-turist oma hobi raames Kahala kanti sattudes. Nii, aplaus Marjule! Austatud kuulajad, lugupeetud korraldajad, mina kõigepealt soovin tänada Jannot, kes mind siia kutsus. Pean häbiga tunnistama, et ei olnud kuulnud Kahala-Järvest mitte midagi. Ja nüüd olen nädal aega erinevaid aruandeid lugenud ja avastanud, et on tegemist tõeliselt linnurikka järvega. Aga täna tutvustan teile lühikest ülevaadet minu ülikooli lõputöö teema linnuvaatlus-turismi arendamine Lahemaal ja väikse kokkuvõtte ülevaatelis Kahalast. Aga alustuseks ma küsin teie käest, et mis on selle aasta lind? Õige, kormoran. Kalatundjad teavad väga hästi. Ja nüüd siis, et mis on järgmise aasta lind? Kas keegi teab? Järgmise aasta lind on siis piiripäev. Minul on piiripäeva üks vahva kogemus. Aviurmes maal vanema juures olles leidsin selle linnu siis rohu seest. Arvasin, et on suremas, jätsin ta niimoodi sinna lebama. Aga piiripäeva ma olen aru saanud, et ta ise ei suuda maast lendu tõusta, ta tuleb õrnalt liigutada kätel ja lasta tal lendu. Et selline kogemus. Aga siis alustame teemaga. Veidi räägin endast. Ja muide mainin ära, et iga slaidi, enamus slaidid on minu tehtud pildid, et ma räägin ka väikse loo nende piltidega. Et siis, mida mina teen? Mina pean ennast kesktasemel linnuvaatlejaks, ehk moodsa sõnaga hobiornitoloog. Et määran linnulikke, vaatlen, pildistan, loen ja vahel ka rõngastan. Aitan sõpradel rõngastada. Et kui kellel tekib huvi linnuvaatluse kohta, siis ma soovitan teile sellist raamatut. Sellega saab hästi määrata linnu, et see on üks kõige parem linnu määramisraamat. Et alustasin linnuvaatlusega 2019 aastal, kui sõbranna helistas, koroona aeg, lõppenud tarka teha, helistas, et valmises korraldatakse giidiga linnuvaatlus. Sai lubatud, ise mõtlesin, oi jumalgi nii vara peab ärkama ja kui tuttu, aga julge ära ka öelda. Kohale läksin siis giidis meid Verdi sadamasse, kus siis okulaariga sai erinevaid linde vaadelda ja minu üllatuseks ma ärkasin, et Eestis on nii palju ilusaid kirjuid linde nagu Oaxaca lind, nagu väike papagoi ja sealt see kõik see alguse sai. Lähen korraks tagasi, lubasin teile rääkida ka piltidest ka. Siis siin on oma kodu lähedal 100 meetrit majast, kus ma erinevaid linnuliike jälgin, aga põhiliselt tulevad sinna karud, mitte linnud. Nii et karuga on mul päris mitmeid kohtumisi ja päris hirmsaid kohtumisi ja päris kaaruse kohtumisi on. Kui nüüd lõputöö teema juurde minna, siis lõputöö põhiküsimuseks oligi, et mis on siin linnuvaatlusturisti ootustele ja vajadustele vastavad turismitooted.
Küsimus tuli Lahemaa arengukavast, kus tuli välja, et tuntakse Lahemaal puudust tervikteenustest. Ja seetõttu tekkis ka eesmärk esitada ettepanekuid linnuvaatlusturismi pakkujatele linnuvaatlusturismi toodete arendamiseks Lahemaal. Pildil on siis, kas keegi teab, kes on pildil? Väike, kõrvukrats tegi meile hoovipesa, 2 väikest arvut tegelinskid, see oli ka hommikul mul niimoodi meetri kaugusel olid ja siin tõtt me jälgisime, aga kui ühe suure pööpioon maha pidasin, see kolisid välja. Ma natukene räägin ka sellest linnu, mis see tähendab. Et see tähendab siis reisimist eesmärgiga linde nende looduslikes eluspaikades jälgida. Ja võib-olla mõned sellised faktid, mis ma siia olen toonud, et ülemaailmselt tehtakse siis üle 3 miljoni linnuvaatlusreisi. Ja kõige kiiremini on see arenenud Ameerika Ühendriikides ja Lääne-Euroopas on siis Ühendkuningriik, Holland ja Saksamaal. Oma lõputööga seoses olin ma praktikal Lahemaal Ämmamori maja OÜ, selline väike hostel. Ja läksin mina siis praktikal olles Viitnajärve ümber jalutama ja kuulen, et keegi matkib linnu hääd, ma ei saanud aru, see siis on, läksin, otsisin ja leidsin ühe vanema härra, kellega ma siis juttu alustasin ja tuli välja, et tema on kuulus linnuäppi looja. Ja pärit see meesterahvas oli siis Hollandist ja ma küsisin, et keda ta otsib siit Eestist. Ja tuli välja, et siis meil Eestis on väga palju erinevaid rähmiliike, mida seal mujal väga ei ole. Ja tema spetsiaalselt otsis laanerähmi, kes on ka pildil ja proovis siis matkida tema häält. Kui enamus linde tulevad tagasi sinna kohta, kus nad on harjunud pesitsema, olema, rändama, peatuma, sööma, siis laanerähm on selline rähmiline, kes muudab oma elu paika. Ja see pilt on jälle oma koduhoovis tehtud, jälle sellise meetri ja lasi ilusti poseeris ja lasi pildistada, et mul on kuidagi seal kodukandis nende lindudega vedamas. Olemas on siis 4 linnuvaatleja gruppi, juhuslikud algajad, kesktasemel edasi jõudnud. Mina tegin oma küsitluse Eestis ja Eestis siis pigem on juhuslikke ja kesktasemel linnuvaatlejaid. Ja Euroopas ka pakutakse enamasti siis 37% siis juhuslikele linnuvaatlejatele. Uuringu viisin läbi kvantitatiivse ja kvalitatiivse. Kvalitatiivse siis kasutasin 7 inimest, intervjueerisin neid, oma ala profid. Ja küsitlusele 4 päevaga vastas 121 inimest. Enamasti olid need sellised linnuhuvilised ja linnuvaatlejad. Ja sellest uuringust selgus mõned slaidid ja toon, et mis siin nende jaoks nagu oluline on. Turvaline piirkond, erineva hinnaklassi majutusvõimalused, kohalike sõbralik suhtumine, keskkonnasõbralikkus ja linnuvaatlustormide olemasolu. Et need olid kõige olulisemad. Ja samuti selgus siis, et oluline on siis enamasti võtavad inimesed binokli kaasa, järgmine siis fotoaparaat, mis on loogiline. Et see pinstik ja telk ja kõik sellised oogulad, need on juba päris spetsialistide teema. Võtsin mõned ka kommentaarid, millest siis puudus tuntakse linnuvarjadest, varjatelkide. Ja et võiks olla rannikuäärne varjepunkt, mingi maa sisse rajatud, pole ise kohanud. Ja puudub ka siis pildiga linnuvaatlus sellised tuurid. Ja paljud ka vastasid, et just, et kui tahta teha giidiga linnuvaatlust, siis puudub teisekeelseid, kes oskavad rääkida siis. Ja
sellel pildil, siis te olete kursis, kellega on tegu. Jääkostel on siis meil selline linnuliik oma pojaga. Tegin koolis koppi, läksin Pärnu jõele ja läksin siis jääkostleid pildistama. Et tal oli veel 12 väikest taga. Ja kui te siis teate, kui käinud Kihnus, on teist keegi käinud Kihnus? Jah, siis seal on sellised nagu koerakuudid on puu otsas, et siis seesama lind teeb sinna pesad ja neid ka siis süüakse. Siin veel intervjueeritavad kommentaarid. Jah, et abistatud ladina keele tundmine. Ja et linnuvaatleja ei ole hinnatundlik. No see hinnatundlik, need, kes nüüd neid vaatlusi korraldavad, mõtlevad rohkem seda välismaist siis turisti. Et tema on tavaliselt selline keskeas härrasmees, 50–70 aastane, kellel on juba elus läheb hästi, raha on, raha ei loe ja läheb ikkagi sinna, kus see linnuliik on, keda tema otsib. Et selline väga hea turist meil. Ja et veel mis on pluss on, et nemad veedavad siis koha peal rohkem aega, 4–6 ööd on linnuvaatlejad koha peal. Ja pilt on tehtud minu kodukandis Kadriina järvel, kus on siis lauluruik koos oma noore lauluruigega. Ja siin Kahala järvel on ka siis lauluruiged täiesti olemas. Ja minu lõputöö järeldusteks eelistavad turistid kestlikke sihtkohti, väärivad rahvarohkeid kohti, otsivad erilisi kogemusi. Lisaks soovivad nad külastada kultuuri ja ajaloolise tähtsusega piirkonda. Ja lisateenustena vajavad linnuvaatlejad varustuse renti, transporti ja jalgrattarenti. Pildil on siis teilegi tuntav hõbehaigur. Ja seda linnuliigi nüüd ei sobi rohkem. Hall-haig, vabandust. Hall-haig. Minu lõpude siis uuringust tegin ettepanekud Lahemaa ettevõtjatele, et koostada 2 persoonat, ootlustele ja vajadustele vastavad paketid. Kultuurne looduskutsub oli selline mõtteavaldus, mis ta sisaldaks majutus, toitlustus, muuseum, varustuse rent, matkaluudusliidiga, näiteks nii Lahemaal võiks olla nagu ajalooline ilmne vaatlemine. Nad ei ole sinna olemas ka palju mõistasid. Järjest ma räägiti ja see on tõesti võetud internetis, et ma siin ei peatuks. Kahala järv linnuliikidest tuli. Kahala järves on kokku 16 erinevat linnuliiki. Rändab peaaegu kevadel kuni 37 000 ja sügisel kuni 11 000 lindu. Ka need andmed nüüd pärinevad siis linnuinventuurist 2013–2014 aastat, et see võib olla muutunud. Kes siin on meil lauluõiged, rooloorpulli, võib-olla märgastame siis idas rooloorpulli. Selle pildi ei ole mina leidnud, selle õigusandis mul Aivo Obikas. Aga jah, rändab peaaegu kevadel kuni 37 000 isendit, et väga linnu rohke järgi. Minu ettepanekud võib-olla siis teile, kui soovib seda asja arendada, et ikkagi need vaatlusplatvormid, lühike turvaline laute võiks siin olla, infotahvlid, märgistatud rajad ja varjualune fotograafidele. Pilt on tehtud jällegi Lahemaal, kus need siis soovujad meil kogulevad. Et see on vaateline turistidele suur vaatlusväärsus. Lihtsalt idee, et korraldada rohkem linnu hommikuid, foto- ja väljakutsed, sotsiaalmeedias ja väikesed juhendatud hetked. Rohemaga siis teha koostööd turunduse osas. Ja pildil on meil siis hõbehaigur ja Janno ütles, et siin
et selle pildi mina tegin 13 aastat tagasi Vihulas ja sellel ajal oli see linnulik väga haruldane. Sellest tehti Virumaa teaduslikult teikale nähti ja mina seda pildile sain, aga ära ta leidub päris paljudes kohtades. Ja minu poolt on kõik, aitäh teile! Ja kas publikul on küsimusi? Pariisi külas. 40 aastat võiks olla. Siis võib-olla mina küsiksin omalt poolt, et kas need linnud seavad mingi piirangud maale jälle tegutsenud mõttes? Kui teil on väga kaitsealune lind, siis kindlasti teab piirangud. Aga praegu tegelikult looru ja kullil on ka piirangud, aga kuulub ka kaitsealuse lindudest, kuigi meil Eestis on palju, siis kui me hakkame neid väga häirima, siis ikkagi nad vahetavad seda elukohta. Et ma nüüd hindaks neid ja mis piirangud, aga kindlasti on raiepiirangud ja teatud linnuliikidele need piirangud kehtivad. Ja Lahemaa on Natura 200 ala, seal on väga palju piiranguid. Jah, ongi. Nii et siis kõik see, mis kahe ümbrusest toimunud, see siis käib ka selle ala alla. Aga siin kahe järve piirkonnas endas on ka märgatud midagi arvast linnuliigi poolest. Seda mina kuskil teadusest Eesti oligi see lood, kui aga rändelt satub ka selliseid jõgitiiri ja selliseid erinevad pardiliike. Aga kuidas siin alguses ära mainitud kormoraniga on, kas kahel järvel on oht kormoranile? Või vastupidi, siis on see nii-öelda hea kui kormoranile? Seda vastust ma ei tea, kes kohalikud siit olete märkanud kormoraniga. Nad kohanevad kiiresti, kui nad juba tulevad, siis nad jäävad. Mul on endal abikaas on Poola rahvusest ja kui me purjetamas käime seal Masuuri aladel, siis on päris palju selliseid saare, mis on ainult kormorani väljaheidetest moodustunud. Nad lihtsalt elavad seal saare peal. On publiku sealt kellegi küsimusi veel? Ma ise küsiks, et nende varjete kohta, varje on siis nagu selline koht, kus siis inimene lihtsalt saab minna järve äärde ja siis varjamatult siis saab pildistada. Ta ei nõua ju sul mingil euronõudel ei ole, et seal peab olema radiaator sees ja valmistada ja nii edasi. Ta on ikkagi võimalikult askeetne lihtne selline koht, kus sa saad varjuda ja võimalik natuke vetsida. Selline väike puidus katus pea vahel ja kõik aknakene, et linde mitte ehmatada. Selles mõttes külaseeks võib täitsa vabalt enda alapea kuskile sellise tekitele ja ma Jannuga ütlesin, siis algatusel on Merikotka varjemaja, soovitan külastada. Me enne siin natuke jõudsime rääkida omavahel, et ma tean, et siin Kahala järve ümbruses elab ka üks kotkas. Kas keegi oskab täpsustada, kes see on, et meil siin lendab kuhu? See oli Merikotka. Ma võin teda kirjeldada, aga ma liikide vahet ei tee, siis selles mõttes. See on meil ka nagu selline nagu sümbollind veidi juba, et kõik kohalikud on ta näinud. Aga siin ta väike seltsib. Aga ma just mõtlengi, et kui nüüd nagu kuskil on kaardistatud ära püsitud ala, et on äkki siin, kas see tähendab seda, et turistid peaksid siis eemal hoidma või neist ei lubata? Esimesel ajal küll jah, on piirangud ja peaks hoidma kaugele, selles oleks vaja neid infotahvleid, et millal ja kuidas käituda. Okei. Ma olen märganud näiteks Käsku Koolsaare tipus on olemas infotahvleid alates sellest kuupäevast, selle kuupäevast on keeluala, et siis selline on nagu tavaline praktika, et sellised tahvleid pannakse ja inimesed peavad selles arvates linnuvaatused peavad. Võib-olla ei pea. Tahtsin veel küsida võib-olla siin seesama linnuvaatus-teema kohta, et kohalikud vanemad inimesed võib-olla mäletavad, et tegelikult on Kahala järve äärde antud ka linnuvaatustornil omal ajal vist ehitusluba, aga see vist nüüdseks on aegunud. Kas see oli selle Alahaki või Kõrtsitalu selle krondiga seoses? Aga
eraldi nõue ka, et peab olema WC ja prügikast ja peasuspeteeti. Ei tea, mina uuringutus seda läbi või ei tuvastanud, et seal peab olema. Jõuki kava seal ja ainult prügivägi tekib. On veel küsimusi publiku seast? Sest et ma usun, et siin on täitsa mõttekoht siis neile, kes see linnuvaatlus, turism hoogu võtakse, et majutused ja kõik muud asjad, et kui kellegi on majutus pakkuda ja siis seal ka kindlasti teema, mis sellega koos käib. Aga siis meie täname aplaus ja aitäh neile